Avatud Eesti Fond. Head foorumil osalejad siin Nordic Hotel foorumis, head ülekande jälgijad interneti vahendusel. Me oleme jõudnud välja meie foorumi teise paneeli osasse, mis toimub eesti keeles. So everybody who wants to have a translation equipment here needs to take it right now in order to be fully engaged with the debate we are having on the stage. Ning Rauliga koos on meil hea meel proovida natukene senisest debatist ja arutelust, mis puudutab interneti kommentaariumeid ja vihakõnet, tuua sellele diskussioonile võib-olla natukene analüütilist põhja juurde. Kui ma heitsin pilgu tagasi interneti ajalukku, siis ma avastasin, et esimest korda arutleti Eestis läbi arvamusartiklite interneti kommentaariumide mõttekuse üle veebruaris aastal 2000, kus seisukohad selle kohta, mis sellega peale hakata, kuidas sellega edasi liikuda, millega see on seotud, olid väga reljeefselt välja joonistatud. Järgmise korrana hakkas silma aasta 2004, kui toimus suurem debatt, võib-olla seoses ka meedia ettevõtete maastikul aset leidnud muudatustega, ja see puudutas jällegi seda, mida teha, kuidas teha, mis peale hakata kommentaariumiga. Aastal 2009 joonistus väga reljeefne seisukohtade erinevus välja, aastal 2011, aastal 2012, ka tänavu aasta on jooksnud läbi ning eskaleeruvalt teema, mis hakata peale interneti kommentaariumiga. Miks see üldse nagu teema on meie antud foorumi kontekstis? Ja ma arvan, et meie esimene paneel tegelikult ka sõnastas selle, miks see on teema. Põhjus on selles, et sallimatus ühiskonnas, mis väljendub vihakõne näol, mis puudutab konkreetseid inimesi, konkreetseid inimrühmasid ja halvustab neid mitte nende sellise oskuste, teadmiste, pädevuse, vaid nende soo või rassi või usutunnistuse või mingi puude põhjal, on haiget tegev ja ei ole see, mis viiks ühiskonda ja seda mõtet edasi, ei aita meid kaasa. Kui ma tegin ühe väikese arvutu, siis ma vaatasin, et kui palju me nagu Eestis oleme siis kommenteerinud kokku ja suurusjärk koos praegusel hetkel kasvava sotsiaalmeediaga tundub, et me oleme umbes viimase 13 aasta jooksul kirjutanud umbes 250 miljonit kommentaari. Kui teha sellele väike audit, mis on mõtteloos ühiskonna elus juhtunud selle aja jooksul, kindlasti on väga palju huvitavat juhtunud. Kindlasti on väga palju vaimukat, väga palju asjalikku, väga palju fakte täpsustav, väga palju uut informatsiooni, mis muidu oleks võib-olla jäänud nendest artiklidest kõrvale, on ka nendes kommentaarides esile olnud, kuid mingil põhjusel aastal 2000 juba sai kommentaarium endale värdhüüdnime Peldikusein ja temasse kas teadlikult või alateadlikult hakati suhtuma halvustavalt. Et me oleme praegusel hetkel siin kahekesi selleks, et kõigepealt läbi rääkida seda, et kuidas me püüdsime omalt poolt panustada. Täna me räägime natuke numbritest ja uuringutest ja need teenivad tegelikult mitte seda eesmärki, et öelda, et nii on ja nii on lõplik tõde, vaid tegelikult, nagu sa ütlesid vist ka varem, nagu me usume sellesse varem, need numbrid, need uuringud peaksid tootma uusi numbreid, uusi uuringuid, uut pinnast, mille põhjal oleks võimalik otsust langetada nii meediaväljaannete omanikel, toimetajatel, ajakirjanikel kui ka seadusandjatel. Ma arvan, et halvim punkt, kuhu me saame välja jõuda, on see, et meil Eestis võtab mingisugusel hetkel aastal 2015 ametikoha sisse lõpliku tõe ministeeriumis üks ametnik, kes ütleb, millist teemat täna tohitakse kommenteerida, millist mitte,
ja mis kvalifitseerub meil karistusseadustiku paragrahvi 142 alusel näiteks kriminaalkorras karistamisele kuuluvaks või siis internetikommentaariumides ennetustegevuse kaudu juba eelvälistamisele kuuluvaks teemaks. Keegi kuskilt ütleb selle peale. Meil on hetk praegu kuskil, kus meil on võimalus olla ise organiseeruvad ja ise korrastada seda ruumi. Ma kuulun nende hulka, kes kunagi suhtus kommentaaridesse väga hästi. Ja ma olin nende aktiivne lugeja, ma mäletan siiamaani naudingud, kui näiteks olid tõsised ühiskondlikud teemad üleval, eelkõige näiteks religioonist, kus siis kuskil 12-15 aastat tagasi ilmusid välja inimesed kuskilt tundmatud, kes tavapärases meedias esinenud ja kirjutasid sinna silmatorkavalt kauneid ja sisukaid analüüse. Aegade jooksul toimus mingi muudatus ja tegelikult tänane konverents ja see, mis siin esimeses paneelis oli, ongi selle muudatuse mingisugune väljund. See on äärmiselt emotsionaalne teema, seepärast, et lugedes kommentaare, kirjutades neid, see on kõik emotsionaalne. Ja me teame, et sõltumata sellest, ole see matemaatikaprofessor või raamatupidaja, sinu esimene inimlik reaktsioon on alati emotsioon. Ja näiteks, kui ma esitan praegu küsimuse, et miks on varblane parem kui anonüümne interneti kommentaator ja vastan ise, et varblane otsib sõnniku seest teri, interneti kommentaator terade seest sõnnikut, siis ma panen selle mingisse konteksti, annan mingi emotsionaalse hinnangu, kas see on tõde või vale, väga keeruline öelda. Nii ta toimib, aga trend interneti anonüümsete kommentaarluste suhtes, mis meil on Eestis nii-öelda saanud peaaegu et vihakõne synonüümiks, on viimastel aastatel viinud selleni, et kuskil just 2, 3, 4 aastat on hakanud tekkima, võib-olla isegi 2012, 2013 analüüsi ja uuringuid. Ja uuritakse inimtüüpe, kes seal on, nii-öelda vihakõnelejaid, uuritakse seda, et kes seal tegelikult käib. Eestis senini veel väga oluliselt numbritele tähelepanu pole pööratud. Ja see, mis täna praegu ka Linnar siit rääkima hakkab, ei ole mingisugune lõplik tõde. See on algus sellele, et ülikoolid ja huvitatud grupid, kes näevad, et see on probleem, tegelikult läheks veel rohkem süvitsi. Et aga proovime natuke neid numbrid vaadata. Enne kui mul on tegelikult nagu sulle üks selline natukene väljakutsuv küsimus ehk moraali kuldreegli järgi, milles me siin nagu euroopalikus tsivilisatsioonis elame, me ei tohiks tahta kellelegi teisele seda, mida me ei taha, et meile juhtuks. Nüüd me oleme jõudnud ka, kuna ühiskonnas kommunikatsioon ja kommunikatsiooni sisu on muutunud üha olulisemaks ja see infovahetuse tihedus on üha rohkem kasvanud, siis kui oluliseks on muutunud see, et ma ennast väljendades, kas või anonüümsena, pseudonüümsena, ükstaspuha kus kohas väljendades, ei mõtleks mitte ainult sellele, et ma ei taha kellelegi teisele öelda seda, mida ma ei taha, et nemad mulle ütleksid, vaid ma peaksin minema sammukese kaugemale, tunnetama seda, et ma ei ütleks teistele inimestele või avalikus ruumis seda, mida ma arvan, et need inimesed ei tahaks kuulda, kes on minu ütlemise objektiks, ehk ma pean mitte ainult enda perspektiivist lähtuma kommunikatsioonis, vaid mõtlema kuulajale. Igale kommunikatsiooniaktile ei anna tähenduse mitte väljaütleja, vaid selle sõnumi vastuvõtja, selle kuulaja. Kas me oleme liikumas seda teedpidi, kus me kõneledes ühiskonnas arvestame kuulajaskonnaga ja nende kuulajaskonna erinevate gruppidega ja sellega, et me oleme võib-olla ületanud oma väljaütlemisega teravalt valuläve mõnel ühiskonnagrupil. Teeme haiget sellega kellegile. Osa päris kindlasti. Meil tegelikult on olemas probleem. Ma ei väida, et ma teaksin mingisugust lahendust, seepärast, et siin eelmises paneelis ka kõned, ma ei tea seda. Aga fakt on see, et kui me hakkame probleemi tulka defineerima, mis on tulnud ühiskonna tasandil, mitte gruppide ainult tasandil, vaid ühiskonna tasandil, siis näiteks Eesti inimarengu aruanne näitas ju väga täpselt, et Eesti mõõdetavate parameetrite järgi, numbrite järgi kuulub maailmas kuskil 30-40 hulka,
tunnetuslikult kuulume me 70-80 kuskile sinna vahele, sest me hindame oma olukorda väga palju halvemaks, kui see olukord tegelikult on. Kas see on tulenevast ühiskondlikest meelelust, sotsiaalse pessimismi tõus on täiesti ilmne, koos sotsiaalse pessimismiga kõik need nähtused, mida kirjeldati siin eelmises paneelis. Kas see on sellest või see on millestki muust, see on osaliselt, fakt on see, et see nõuab täiesti teistsugust analüüsi, mida ma just ütlesin, et teadusliku analüüsi hulk viimastel aastatel on järsult kasvanud ja kuskilt me peame ka seda teed pidi minema, mitte ütlema hea, halb. Täna oleme me ju tunnistajad sellele, et reaalselt võttes kommentaarid või siis klikid, üldnime all klikistan, see on muutunud ärimudeli osaks. Ja ärimudeli osana on loomulikult huvi, et ta säiliks sellisena, nagu ta on või suureneks. Siin on meediamudel toimib nii, laias laastus. Täna on niimoodi, et seda on aktsepteeritud ühiskonna poolt kui väga normaalse ja mõistlikuna. Minu küsimus on see, kui reklaamiandja ostab klikki, mida ta tegelikult ostab? Missuguse ühiskonnagrupiga, kui me vaatame segmente, arvamusliidritega, kellega ta saavutab kontakti. Ja need on need küsimused, mis nõuavad vastuseid, mitte lihtsalt öeldes seda teist, aga vaatame numbrid. Nii, kõigepealt võib-olla nendest uuringutest, mis me oleme teinud ja mida me oleme ette valmistanud praegusel hetkel selleks foorumiks. Me võtsime ette 3 võimalikku analüütilist põhja. Kõigepealt esimesena me pöördusime eestkostorganisatsioonide poole, kes tunnetavad ühiskonnas konkreetsete ühiskonnagruppide valuläve paremini kui iga üks meist. Ma ei tea, kus jookseb valu läbi ühe inimese jaoks, kes on alkoholisõltlane ja kes püüab sellest vabaneda. Ja samas, kui toimub tema üle irvitamine, kus tema jaoks see valu läbi jookseb? Kus jookseb valu läbi ühe mustanahalise jaoks? Kus jookseb valu läbi ükstaspuha missugusesse potentsiaalsesse vähemusgruppi kuuluva inimese jaoks, keda halvustatakse tema soo, tema religiooni järgi. Ja eestkostorganisatsioonid, kes tunnevad neid gruppe, päris mitmed tulid tagasi väga sisukate asjalike näidetega sellest, kus nende hinnangul on valu läbi ületatud just interneti kommentaariumides ja valu läbi on jõudnud punkti paljude näidete kohal, kus see on tõesti, minu jaoks oli mitmeid neid näiteid natukene ebainimlik lugeda ja seetõttu mina ühtegi seda siia ei pane. See, mis puudutas naisõiguste ümarlaua, see, mis puudutas inimõiguste teemalisi näiteid, need olid tõepoolest asjad, millega ma ei ole eluses kokku puutunud, olles samuti interneti kommentaariumide lugeja ja suur austaja selles valdkonnas läbi aegade olnud. Ma arvan, et eestkostorganisatsioonid peaksid selgemalt ja julgemalt ka ise kommunikeerima seda, mis teeb haiget, kus jookseb valu läbi ja see oli siis üks osa meie ettevalmistatud tööst, kus me palusime meile tagasiselt anda, mis nende arvates toimub internetis. Teine osa on ka täna tutvustatud juba ja praegu veel kord üle vaadatav Emori korraldatud uuring, mis sisuliselt 2 päeva tagasi sai omadega ühele poole ning see hõlmas siis Eesti elanikkonda ja me tahtsime teada 2 asja. Kui palju inimesi loeb interneti kommentaare ja miks nad loevad interneti kommentaare ning kui palju inimesi kirjutab interneti kommentaare ja miks nad kirjutavad interneti kommentaare. Rollime siis need numbrid korra lahti. Eestis elab aastavahetuse seisuga veidi üle 1 miljoni inimese, kes on vanuses 15 või vanemad. Nendest inimestest kasutab internetti 76%, iga päev interneti kasutab Eesti elanikest 53% ning 45% inimestest Eestis
võib öelda, elab interneti kommentaariumide mõjusfääris. Nad on selle lugejateks. Nüüd, kui selle lugemise juures võib-olla natukene spetsiifiliselt vaadata, miks nad loevad. Üks selge põhjus oli nendel see, et nende jaoks tegemist on ühe artikli lahutamatu osaga. Nende jaoks kommentaarium on osa selle meediaväljaande poolt nendele toodud loost. Kommentaarid mitte ainult ei rikasta või ei risusta, vaid nad on osa sellest. Seal võib olla kõike, aga see on osa sellest loost, see on tervik nende jaoks. Seega ka kuvand meedia poolt pakutavast lõpptarbijale kujuneb läbi selle sama kommentaariumi samavõrd kui selle artikli enda. Kui palju inimesi nendest kommentaare lugevatest inimestest on eri rahvustest, mis on need põhjused, miks nad loevad, hakkas silma see, et natukene rohkem oli kõrgharitud inimesi, natuke rohkem mitte-eestlasi. Natuke rohkem mitte-eestlasi loeb võrreldes eestlastega interneti kommentaariumi. Mitte-eestlaste jaoks oli väga oluline teada seda, mida teised inimesed arvavad sellest asjast. Nad kujundavad oma arvamust mingisugusest teemast läbi selle, et nad loevad, mida teised inimesed ka arvavad sellest asjast. See on nende jaoks üks oluline tähtis asi sellest. Ja päris suur hulk inimesi ütles, et nad loevad tihtilugu kommentaariume mõnel teemal sellepärast, et tahta teada, et kui labaseks asjad võivad minna. See on kuidagi nagu eelmärgistatud või eelarvamuslik arusaam. Ma panen mustad prillid ette või kuidagi nagu filtri endal ette, et sinna siis sukelduda ja siis naasta sealt arusaamisega, et jah, nii see oligi, nagu ma arvasin ja seal ei ole midagi muutunud. Ning kas sulle hakkas sellest põhjustest, kommentaaride lugemise põhjustest, või midagi silma? Üks asi, mis mind... Regionaalsed erinevused väga väiksed. Mis mulle hakkas silma oli see, et inimesed ei loe mitte autorit. Nad loevad pealkirja, lugu, pealkirja. Kui see pealkiri on selline, mis neid huvitab, siis nad lähevad seda lugema ja paradoks on see, et paljudes online meedia väljanetes sa ei saagi lugu lugeda muud kui võib-olla pealkirja ja natukene algust, aga kommenteerida saad vabalt ilma registreerimata, ilma midagi maksmata. Juhin tähelepanu, et see number on täiesti kolossaalne, ma ei tea, kas see on õige, vajaks uurimist, 2,3% loeb autorit. Ainult 2,3%. 2,3 ehk ülejäänud lähevad kas teema või pealkirja järgselt. Lehtedes on ju, me teame, me usume, et lehemehed oskavad paremini öelda, aga tegelikult on see fundamentaalselt teistmoodi. Tulles tagasi selle protsendi juurde, Euroopas oli ühtegi teist ühiskonda, kus oleks interneti kommentaariumide lugejaskonna osakaal ühiskonnast nii suur. Punkt. Miks inimesed, või kui palju inimesi kirjutab? Meie seas, nendest samadest Eesti ühiskonnas on 14% inimesi, kes on kirjutanud interneti kommentaariumides ja kes ütlevad, et nad on seda teinud. Huvi pärast, tõstke korra käed, kes julgeb. Kaamera on selja taga. Kes on kirjutanud kommentaare? Mõnedel on 2 käsi, mõnedel ei ole ühtegi kätt, aga internetist meie ülekannet vaatajatele oluline osa auditooriumist tegi seda. Rohkem kindlasti kui 14% siin ruumis olevatest inimestest. Kes on teinud seda viimase 2 nädala jooksul? Umbes 4. Vastus siin ongi. Niimoodi. Ja nüüd me jõuame välja sellele, kes on regulaarsed kirjutajad. 3% inimestest Eesti ühiskonnas kirjutab regulaarselt. ja nüüd me jõuame selle uuringu juures, tuleb täpsustada, et see on veapiirile suhteliselt lähedal olev number, mis võib olla 2000, võib olla ka 5000, võib olla selle ümbruses olev number, aga 0,3% inimestest Eestis on need, kes kirjutavad iga päev kommentaare, kelle jaoks see on oluline osa ja võib öelda, on harjumus. Samas kui võib öelda, et 45% inimestest, kes loeb seda, nende jaoks on see harjumus. See on lahutamatu osa nende igapäevasest meedia- ja inforuumi kogemusest. Nad leiavad, et on normaalne osa
Eestis elamise elust, olla silmitsi interneti kommentaariumiga, see on harjumus. Me kuulsime Jordi käest, et see on väga kõrge protsent, see 0,3, see võib nagu öeldud olla suurem, vajab täiendavad uuringuid, aga et Eestis on see väga kõrge. Hiljuti ilmus üks Guardiani uuring, kus väideti, et nende uuringu põhjal 0,039% nende lugejatest on regulaarsed kommentaatorid, ehk see tegelikult nii-öelda regulaarsete internetikommentaarite osakaal ühiskonnas on ääretult väike. Mis me edasi vaatame? Kas vaatame edasi järgmist materjali? Tudengid. Järgmise uuringu sissejuhatuses on mul kõigepealt, tuleb ka siinkohal väga tänada tudengeid, kes minu arvates lõid väga huvitava analüütilise tööriista, aga ühelt poolt ja teiselt poolt võtsid ette, nagu nad ise ütlesid, sellest 25 tudengit, teise kursuse tudengid, ei ole nagu, nad on üles kasvanud Eestis, oma teadliku elu veetnud interneti kommentaariumis või olles aru saanud, et see on osa ühiskonnaelust. Nad kasutavad regulaarselt Eesti online-meediat, selle osakaal nende inforuumis on vähenenud aasta-aastalt, nad saavad muudest allikatest endale informatsiooni, nad loevad interneti kommentaariumi aeg-ajalt, tõenäoliselt siis jäävad selle enamuse Eesti elanikkonna hulka, ja nad praktiliselt kunagi ei kirjuta seal ja nad ei ole viimase aasta jooksul lugenud ühegi artikli juures olevat kommentaariumit lõpuni läbi. Nendele oli harjutus, kus nad 5 päeva jooksul, need 25 tudengit, iga päev pidid lugema läbi 5 artiklit Eesti online-meedias ning lugema läbi selle artikli taga olevad kõik kommentaarid. Ning neil paluti lugeda neid artikleid, mida nad niikuinii loevad, mis neid huvitavad, mitte et nad peavad kuhugile eri internetilehekülgedele minema, vaid see, mida nad tarbivad, aga mingu ja lugegu läbi kõik kommentaarid. Ja paluti nendel tudengitel, kes oli 5 gruppi jaotatud, igal grupil luua enda viis või meetod, kuidas nad kategoriseerivad neid kommentaare. Millised on nende arvates need nii-öelda sahtlid, kuhu neid erinevaid kommentaare võiks panna, ja kokku lugesid nad läbi 20 511 kommentaari nende päevade jooksul, mis hiljem, kui ma palusin neil kirjeldada seda kogemust, siis nad palusid sellise asjaga enam mitte silmitsi olla tulevikus, vähemalt lähitulevikus, aga see on nüüd nii-öelda tudengite endi sõnastatud kategooriad, see on nende enda loodud, nad ei ole meediaanalüütikud, nad ei ole kriitilist meedia käsitlust õppinud kõrgkoolis, infoühiskonna elanikud. Ma loodan, et pärast meedia esindajad ütlevad siin, et kui suur protsent nendest nii-öelda artiklitest läheb modereerimisele, sest see on juba modereeritud variant. Siit on juba suure tõenäosusega arvestatav hulk seda, mis on kõlbmatu välja võetud. Tegelik pilt, mis sinna sisse tuleb lehte või siis sinna on hoopis teistsugune veel. Ma ei tea, kui palju teistsugune. Kui see esimene nii-öelda protsentuaalne struktuur üle vaadata, siis võib öelda, et nad nägid seal kõike. Nad nägid seal kõike, mida nad otsisid või mida nad oskasid kategoriseerida ja nad ei hoomanud väga suuri erinevusi erinevate online-meedia väljaannete puhul. Nad leidsid solvangut ja laimu Rahvusringhäälingu portaalis, nad leidsid nuttu ja hala, ehk see oli nende kategooria selle kommentaari suhtes, mis kirjutab umbes, et kas sellist Eestit me siis tahtsimegi taolisi. Igal pool umbes samasuguses suurusjärgus, nad hoomasid ja nägid sealt nalja, irooniat, nad oskasid esile tuua midagi huvitavat ja põnevat ja nad ütlesid, et nemad nägid asju, mida nad koevad selgelt laimuna, nägid konspiratsiooniteoreetikuid, nägid
inimesi, keda nad nimetavad usuhulludeks, radikaale, kes lõuavad kohe seina äärde panemist ja seaduste muutmist, ametnike sõimajad olid nende jaoks nagu eraldi esile kerkiv kategooria, kostub nagu enam-vähem selle sama foorumi alguses nähtud klipp. Ja võib-olla, siin me näeme renessanssi, ma käisin ja otsisin interneti avarustest üles arhiive, selline nägi välja Postimehe online väljaanne aastal 1996, 21. detsembril, siin on päevaleht aastast 1998, milline ta nägi välja tol ajal, kommentaare väga ei märka seal praegu juures, aga siin on Delfi veebruarist aastal 2000, siin on selline portaal, kes teab, mille nimi oli Mega, samuti veebruarist 2000, aga nüüd võib-olla tõesti, kui heita pilk nendele kommentaariumidele veel nagu lähemalt, see oli tudengite enda analüütiline tööriist, mida me siin saame vaadata, siis on võimalik erinevaid artikleid pidi seda näha. Siin on näha ühe konkreetse grupi poolt tehtud Postimehe analüüs üle konkreetsete artiklite, millele on viide tehtud, kui palju oli kommentaare, millal on seda loetud, kui palju nendest oli asjalikku, mõttetut, solvat, nalja, irooniat ja nii edasi. Ja meil on võimalik tegelikult seda siis ka struktureerida, leida, näha, analüüsida, kui palju ja millised kommentaarid nendest on nende samade tudengite arvates just eriti sisaldanud solvaid, mitu protsenti. Ja tegelikult see võib olla midagi, mida on võimalik tulevikus kasutada just meediaväljaannetel endil või meediaanalüütikutel või ajakirjandustudengitel tulevikus. Seega, selline oli see pilt, mis vaatas vastu meile sealt kvalitatiivuuringust ning ma ei tea, kas ta kinnitas või lükkas ümber meie hinnanguid või arusaamu või kas ta üldse lisas midagi juurde debatti, aga vähemalt me oleme proovinud läbi eeskoosteorganisatsioonide, läbi Emori uuringu ja läbi sellise kvalitatiivuuringu mõista seda fenomeni, mida me nimetame online kommentaariumi näol. Ma läheksin siit edasi, need on väga huvitavad numbrid, aga nagu ma ütlen veel kord, palun ülikoolid, hakkame uurima. Tegelikult on võimalik siin väga rida nii kvalitatiiv, kvantitatiiv kui teisi asju uurida, kui ka kogu selle nähtuse filosoofiat. Mina ei ütle, et see on halb. Äkki praegune variant on parim. Aga me peame tunnistama sel juhtumil, et tuleb leppida või siis sel juhtumil tuleb arvestada plussid-miinused kokku ja üks asi on isiklik solvamine. Ma arvan, et ka siin on suur hulk inimesi, kes teavad seda, et sõltumata sellest, mida nad kirjutavad, eks ole, või siis ühiskonna arvamusliidrid või nad peavad arvestama sellega, et nad mudavanni võtavad, eks ole. See on üks asi ainult. On see loomulik? No, ma ei tea. On see loomulik, ma ei tea. Ma toon esine neli olulist asja, millega tuleb arvestada sel juhtumil, kas öelda pluss või miinus. Ja need paraku on mingisuguse probleemiga kõik seotud. Kõigepealt me peame arvestama ja ma loodan, et diskussioonist pärast ütlete, kas see nii on. Mina väidan, et sellises vormis, nagu eriti viimastel aastatel suhteliselt agressiivne online kommentaarlus, siis see on tegelikult objektiivselt pidurdanud demokraatliku protsessi ehk ühiskonna diskussioonist on väljunud suur hulk inimesi. Ma toon võib-olla veel ühe märkuse siia kõrvale. Emori uuringu põhjal 14% kõigist inimestest leiab, et interneti kommentaarium on demokraatia või sõnavabaduse kants ja seetõttu nad tahavadki ilmtingimata kommenteerida. 63% kõigist kommentaatoritest kirjutab anonüümselt ja leiab, et see on see viis ja norm, kuidas seda tuleks teha. Jah, ehk ma arvan, et iga üks teist, kes siin on saalis suur hulk arvamusliidrit, te oskate nimetada oma enda tutvusringkonnast või enda sisetundest seda, et kui te kirjutate midagi või avaldate oma nime all, siis te peate arvestama sellega, et te saate halastamatult sõimata. Ja näiteks minu enda tutvusringkonnas on rida inimesi, kellel on teismelised lapsed, kes on otse öelnud, et nad juba loevad, aga veel ei saa aru, et ma ootan mõned aastad, kui hakkan uuesti kirjutama, seepärast, et kui nad loevad need kommentaare, eks ole, saavad teada, kes on nende isa, ema, inimene otsib turvalist info välja, see on üks inimline loomuse olemusi ja nad lähevad sellest minema.
mina olen vana ja hall ja mina võin, eks ole, minna sellega, et ma saan sõimata, ma pean tunnistama küll ühte anonüümset kommentaatorit, kui ma paar aastat tagasi kirjutasin ühe loo naistest, siis see oli 2 sõnasse kokku pandud 4 baasmüüti ja mina oleks presidendi sõnavuse nii-öelda esimese auhinna andnud kohe sellele inimesele, kes ütles, et rebane on juda, massoonne, femi, homo. Ehk siis juut, vabamüürlane, feminist ja homo. Ma ei tea, et ükski nendest oleks minu väga tugev külg, aga laias laastus niimoodi mind nimetati. Teine probleem on, mis juba siin väga selgelt välja tuli, et suhteliselt väga väikese elanikkonna segmendi ebaproportsionaalselt suur infokaal. Ja see on juba rahvusliku nii-öelda infostrateegia küsimus, kas see on õige, kas see on vale, kui see nii peab olema, vabadus, võrdlus, vendlus. Siin sulle esitati just värskelt küsimus selle kohta, et millal, kuidas see oli, millal siis algab tsensuur ja millal lõpeb sõnavabadus, mida sa vastasid? Ma leidsin, et seda ei peaks juhtuma ja ma ei usu, et seda juhtub. See on asi, mida me kanname edasi. Sinu näite kõrvale võib-olla üks meenutus veel sellest Emori uuringust, mis puudutab seda ebaproportsionaalselt suurt osakaalu, et kes olid need, kes siis nagu on kommentaatorite hulgas, kui lugejate seas on oluline hulk kõrgharitumaid inimesi, siis kommentaaride kirjutajate seas hakkas silma põhi- ja algharidusega inimeste kõrgem proportsioon võrreldes kõrgharitud inimestega. Kõrgharitud inimesed nii palju pigem ei kirjuta interneti kommentaariumis võrreldes alg- ja põhiharidusega inimestega. See võis olla kunagi teistmoodi, praegu ta oli niimoodi. Siis väga ohtlik asi, mida on meid vaadates rõhutanud mitmed analüütikud külle pealt, see on siis vabadus ilma vastutuseta kontseptsiooni ja maailmavaate levik. Ehk see tähendab, et sa võid teise inimese kohta öelda, kas inimese nähtuse struktuuri kohta öelda ilma sisuliselt igasuguse vastutuseta, loomulikult üritades tõestada, et sa võid minna kohtusse, see kõik on nali, see tegelikult reaalselt ei toimu, on 1 või 2 juhtumil toimunud, aga see sisuliselt kõik ju teavad, et see objektiivselt meie ühiskonnas täna ei toimu. Piltlikult öeldes tähendaks see nagu seda, et me oleme neist liikluses kokku leppinud, et on mingid valgusfoorid, värgid, mingid reeglid, aga siis leiame, et see ikkagi piirab liiklejate vabadust ja ütleme, et kellel paremad närvid ja kõvem auto, tuld. Ja tulemus on väga selge, mõne aja pärast nõrgema närvi ja kehvem autoga inimesed lihtsalt lähevad liiklusest minema, mis on ka meil juhtunud, see on see täpselt seesama, et nad lahkuvad infoväljast, sest nad ei pea seda vastu. See on üks neid nähtusi, aga üks asi, mida praktiliselt ei ole räägitud, aga mille tulemused on väga ilmsed, on see, et anonüümse kommentaariumi kaudu on võimalik infovälja viia sisse resonatiivset materjali. See tähendab seda, et mõeldakse välja või siis tekitatakse mingisugune uudis, mis tegelikult objektiivselt hakkab siis iseeneslikult levima. Eesti, Läti, Leedu on seda kõik üle elanud, näiteks anonüümse infovälja kaudu läks lendu Eesti krooni devalveerimine, Lätis rida pangaskandaale ja mis tegelikult ühe uudise põhjal muudavad ühiskonna seisundit. Seda siis psühholoogilise operatsioonina. Seda me praegu väga tõsiselt ei räägi, aga ma kinnitan, see on tegur ja konkurentsi tihedamates ühiskondades väga tõsine tegur, kus meediale teadlikult läbi selliste väljade söödetakse ette spetsiifilist informatsiooni ja nad lähevad piltlikult öeldes aneks. Aga kas meedia ei hammusta läbi seda siis või? Enamikel juhtudel mitte. Aga kas sa arvad, et meedia on teadlik sellest, et nende kommentaariumi abil manipuleeritakse? Ohtu kindlasti teavad, mina väidan, et meil on selles mõttes oht kindlasti, aga see, mis praegu toimub nii-öelda meedia majandusmudeliga ja mitte ainult Eestis ja objektiivselt, olles ise väga tõsiselt ajakirjandusega, eks ole, ja hingega seotud inimene, ma tunnen, et iga päev on kõht tühi, sa pead mingid taktikalisi lahendusi leidma sisuliselt ellu jäämiseks ja kas selline mudel üldse 2012 enam või 2020 toimib, me täna ei oska öelda, nii et siin on niimoodi, et ühelt poolt paha olla, teiselt poolt mingi probleem, lahendan ikka seda kiiremat probleemi. Nii et see nähtus on täiesti olemas. Ja nüüd, kui me võtame need uuringud kokku, siis ma proovisin seda sõnastada niisse sõnaühendiga nagu strateegiline vara. Mis on praegusel hetkel Eesti niinimetatud kommentaariumi strateegiline vara?
strateegiline vara tähendab seda, et kui võtad selle ära, siis fundamentaalselt olukord muutub. See on teine asi. Ja see on anonüümsus. Kui võtta ära anonüümsus, kogu struktuur on teistsugune. See on minu isiklik arvamus, aga võib-olla on olemas teistsugused lahendusi. Sinu toodud näide, mis mulle jäi nagu taaskord kõrvu kõlama, puudutas tegelikult jällegi manipulatiivsust ja seda, kas ja millisel viisil seda sama avalikku ruumi kasutatakse ära kellegi huvides, mis iganes need huvid ei ole. Ja ma olin tegelikult selleks samaks foorumiks ette valmistades, Paide arvamusfestivali järel, mitte ainult ei rääkinud minuga inimesed oma muredest ja probleemidest, mis olid tõeliselt tihtilugu jahmatavad ja millele ma tõesti ei osanud nagu nõu anda, et mida teha siis, kui ühte konkreetset inimest erinevates internetifoorumides, erinevate online väljaannete internetifoorumides, mis puudutavad erinevaid laste ahistamise või pedofiilia juhtumid, pikitakse sisse ühe konkreetse inimese nimi, kes ise kommentaariumeid ei loe, kes ei tea seda ja korraga kuuleb oma suhteliselt väikeses kogukonnas, olles tegelikult suhteliselt respektaablis ja lastega seotud ametikohas, kuhu ta valiti. Korraga ta külakogukonnast saab nagu resonantsi kolmandate inimeste kaudu, et teil vist on nagu lastega mingisugune probleem. Räägitakse, kirjutatakse. Kuidas ma saaksin jälgida, kuidas ma saan enda õiguste eest seista? Kas ma pean nagu kõikidele väljaannetele, kus iganes ka ei ole, hakkama kirjutama, et palun, tere, mina olen see ja palun tulevikus minu nimega seotud kommentaarid, mis on suunavad ja on seotud mingisuguste pedofiilia juhtumitega, mis on online meedias peegeldud, koheselt ära kustutada. Teine küsimus, mis aga mul jõudis lauale ja millega ma ei oska hetkel nagu midagi õieti nagu peale hakata, oli suhtekorraldusagentuuri poolt mustvalgel antud hinnapakkumine, mis muu hulgas sisaldas ühel lehel kenasti välja toodult, hinnakirjastatult positiivsete kommentaaride kirjutamist, laikide andmist ja olulises suunas teemade tõstatamist erinevates foorumides ning meediaväljaannetes olulises suunas diskussiooni viimist. Ja kui ma küsisin selle pakkumise juures olnud inimestelt, milline oli siis diskussioon? Milline oli diskussioon seal ruumis, kus te istute ja arutate, et siin on nagu üks suhtekorraldusagentuur pakub meile turunduskommunikatsiooni täisteenus, siin on teine, siis öeldi, et me arutasime, et see oli nagu jõle kallis. Selles mõttes, et ma saan odavalt praegu. See hind, mis ma praegu pakun, sellelt teiselt agentuurilt on tunduvalt odavam. Ja ma olin šokeeritud. Ma mõtlesin, et ja helistasin päris mitmele kommunikatsiooni inimesele, ütlesin, et kas see ongi nagu see uus norm või? Et mustvalgel pannakse selline hinnakiri välja. Laikide hinnakiri, positiivsete kommentaaride hinnakiri, teemade tõstatamise hinnakiri, ehk siis manipuleerimise ametlik hinnakiri. Ja kõik ütlesid, et meie sellega ei tegele, me oleme kuulnud, et sellega tegeldakse, me ei tea, kes sellega tegeleb, aga meie sellega ei tegele. Ja nüüd ma mõtlesin, et kas meedia teab, et sellega tegeldakse? Me oleme niivõrd väikene ühiskond, et me teame ju kõik teistest midagi. Me vähemalt, kui me ei tea, siis kuskil on kindlasti internetis kommentaar, mis kirjutab seda. Ja me loeme seda ja me usume seda, et nii see on. Et mida sellise olukorraga peale hakata? Tegelikult mitte midagi hetkel küll. Laias laastus on näiteks ka minu poole pöördunud arstid, keda on otseselt interneti nimeliselt süüdistatud mõrvas, millega neil ei ole mitte mingit pistmist, rääkimata veel sellised julmad pedofiilia asjad. Objektiivselt võttes, isegi võttes nii-öelda advokaatidega mitte midagi teha ei ole. See kahi, mis saadakse kogu sellest asjast, on niivõrd palju suurem kui see, et kasu, mis sa sealt saad, ehk ühesõnaga inimesed lähevad selle peale praegusel hetkel, et kuna kommentaaride maht on väga suur, siis on lootus, et nende lugemus eelkõige arvamusliidrite hulgas on niivõrd väike, et see läheb mööda, enamikel juhtudel lähebki. Kuidas mujal on see muudes riikides? Ühelt poolt mul hakkas silma see, et Eesti on ühiskond, kus internetikommentaarium ulatub kõige suuremale osale ühiskonnast Euroopas. Ma ei usu ka, et pool ühiskonnast oleks internetikommentaariumide lugejad, just online väljate kommentaariumide lugejad.
muudes maailma riikides, võib-olla mõnes väga sellises riigis, kus on üks väljaanne, üks kommentaar ja üks tõde ja kõik peavad seda lugema, aga on näha seda, et päris paljud muud riigid ja nende meediaväljaanded mitte tulenevalt seadusandja käsust on ise loobunud kas interneti kommentaariumidest. Mul väga huvitav oli vaadata Norra meediaväljaannete käitumist pärast Breiviku juhtumit ja seda, kui nad kommentaariumid kinni panid, ütleme, kolides võib-olla neid enda vastutussfäärist välja foorumidesse või kui Soome meediaväljad on selle kolinud välja, kus need artiklid arutatakse ja kommentaaritakse näiteks Facebookis, siis mis ei ole siis nagu nende vastutuspiirkond, vaid see on juba Ameerika Ühendriikide jurisdiktsiooni all olev diskussioonikeskkond, siis majandustulemused, kvartaalsed majandustulemused nendel meediaväljaannetel eriti ei muutunud. Kas me oleme kuidagi erilises situatsioonis sellega, mis juhtuks Eestis, kui meediaväljaanned jääksid ilma klikkidest? Ma ei tea. Tuleb küsida meediaväljaannete käest, aga vaatame selle intervjuu ära. Me käisime sel päeval Helsingis tegemas intervjuud Paula Salovaaraga, kui ta Helsingin Sanomate tegevtoimetaja ametikohal oli viimast päeva. Ta on pikka aega selles töös olnud, ta on ka ühtlasi olnud Helsingin Sanomate interneti strateegia vedaja ja Soome online meediaväljaannete liidu juures roteeruval juhi kohal olnud ning ta oli nõus jagama enda kogemust ja peegeldama natukene tagasi Soome poolt olevat. Vaatame, mis Paulal oli öelda. Oh yes, it does exist in not maybe in enormous amounts, but it does exist and it has been growing the past years. And do people notice it and care? And yes, they notice it and they care, but maybe it's not such a big problem, and it comes up to the surface every once in a while. So it's not constantly there. It comes up every once in a while. Yes, I have been subject to death threats during the past year. A couple of months ago, actually 3 months ago, I got really bad, a real bad case of somebody, a male hater, who was sending death threats to. Actually, there were 5 of us female journalists, Swedish speaking, and this was a person who didn't like the Swedish language spoken in Finland, but now. The person has been quiet for a while. I hope he or she will remain so. Online media is the future, so it's very, very important, and it will be more important for every day that goes. So I would say every media company has an online strategy, and the one who doesn't should very soon have one. They are as public as any strategy. I would say I don't think there's a difference between the online or another strategy. They are companies, and they're commercial companies, so they never give out all the information, but I would say that most of it is very public. The commenting is not the core business, I would say, for at least the big media companies. Not the ones that I have encountered, but it's an important part of journalism, and it's an important part of how media works today. People should be able to comment, but there should be it should be moderated. So that's how you solve the problem. This is every company has a different way of tackling the moderation. There are those who moderate everything, pre-moderate everything. There are those who moderate afterwards and everything in between. And I personally think the pre-moderation is needed, and media companies should do it that way.
a lot of positive values. I think it's the core of media. You have to have a discussion with your readers. You have to have a discussion with the society around you. So there is an absolute need for the possibility to comment articles. Hakkas mulle taaskord jälle silma see arusaamine, mille kohaselt nagu lugejatele siis on kommentaarium osa artiklis, siis vähemalt nendel toimetajatel muudest maailma riikidest, kellega mina rääkisin, on samasugune seisukoht. Üks kommentaarium on osa selle ajakirjandusväljaande osast ning nad kehtestavad samasugused eetilised normid ja sisulised nõuded kommentaariumis avaldamisele kuuluvatele kommentaaridele, nagu nad kehtestavad oma ajakirjanikele kirjutamise osas. Ehk see on toimetuse enda otsustada, millise loo ma avaldan ja millise kommentaari ma avaldan, ja see on minu ajakirjandusväljaande poliitika, see on minu strateegia. Kui kellelegi see ei meeldi, siis suhelgu minuga sellel teemal, minu väljaandega, aga ma oman teatud selget seisukohta või nägemust, perspektiivi, ja ma olen osa mingisugust selgest sõnumi kandmisest või väärtusruumist, mis on ühiskonnas ja mis on minu kanda. Raul, kuidas edasi? Me näeme, meil on uuringute põhi olemas, meil on hetkeseis olemas, me päris täpselt ei tea, kuidas me oleme jõudnud välja sellesse punkti, mis me praegu oleme, aga mis edasi? Mis on need võimalikud stsenaariumid tulevikuks? Kui päris aus olla, siis ma ei tea. Tähendab, on olemas üks variant, mis on kõige lihtsam, on see, et me ei muuda mitte midagi. Ja jääb nii nagu on ja elame kuidagi sellega, arvestame plussid, miinused kokku ja et laias laastus, et olla täiesti vaba, on ikkagi väga suur pluss. Aga teistpidi, et mida see toob kaasa muudes nähtus, tuleb rehkendada, on proovitud need ID-kaartidega, eks ole, see oli Paide arutelu, seal öeldi, et selgelt, et Harri, mis on Kingo ja siis veel paar tükki kirjutavad, sellega värk lõpeb. Et keegi ei hakka ennast anonüümselt või ei hakka ennast valla tegema. Või siis teine, et saaks kirjutada ID-kaardiga ka võõra nime all, et oleks identifitseeritav. See on üks variant. See variant, mis juba õhus oli, et vastutus meedia väljaannetele, eks ole, et oleks igast seal siis võimalik kas siis tuvastada või vähemalt tekiks võimalus ennast kaitsta, sest praegu ei ole võimalik ennast kaitsta. See inimeste kaitsetuse tunne on päris sügav. Ja siis on veel, ma pärast loodaks, et äkki Jordi või keegi nendest, kes on Euroopa asjadega siin erinevaid näiteid rohkem näinud, siis natuke kommenteeriks ehk hiljem arutelu vältel. Mida ma rõhutaks, et seda asja tuleb uurida. Siin ei maksa joosta vales suunas kiiresti, et pigem ikka väikest sammude kõiges suunas, et ei maksa teha mingeid karmi otsuseid hetkega emotsioonide põhjal. Mul sattus kätte paar nädalat tagasi üks artikkel saadeti ja see on päris huvitav. See on jällegi uurib inimtüüpe, ja siis oli niimoodi, et mille pealkiri on, et vihkajad jäävad vihkama. Uuring tõestab, et uuriti inimgruppe, siis see oli Journal of Personality and Social Psychology ja see oli, uuringu nimi oli Attitudes without objects ehk siis suhtumised ilma eesmärkida, uuriti inimtüüpe. Selgus, et võeti grupp, 200 inimest vist oli, anti neile ette mingid teemad, täiesti umbteemad, alates, ma ei tea, näiteks Jaapan ja arhitektuur ja tervishoid ja nii edasi. Selgus, et inimesed ei salli neid, mingi osa inimesi absoluutselt salli, vihkavad lausa. Nädala 6 pärast paluti neil ümber hinnata, et äkki nad on ümber mõelnud. Selgus, et ei ole ümber mõelnud, vihkavad ikka. Ja siis anti neile testiks välja mõeldud asju, näiteks, et mingisugune uus mikroahi või midagi sellist, mingit numbri, mida tegelikult ei eksisteeri. Ei ole olemas, siis selgus, et see sama grupp inimesi vihkas ka seda, mida pole olemas. Et see on lihtsalt üks näide, et tegeldakse, et siin on ka lausa seotud sellega, et osa inimesi lihtsalt põhimõtteliselt ei salli kedagi, eks ole. Et minu üleskutse on küll, lähme rahulikult, lähme aeglaselt, analüüsime enne kui liigutame ja teeme täiendavaid uuringuid ja kokkuvõttes see on ühiskonna otsustada, et kas plussid, miinused, mis kaaluvad üle, kas tuleb midagi teha ja kas üldse tuleb. Mina tooks juurde võib-olla veel ühe stsenaariumi, mis minu meelest ei ole
selline, mida me ilmtingimata tahaksime ja see on seotud sellise võimalusega, et me, ühiskond ja meediaväljaanded ütlevad, et jätkame samamoodi, et probleemi ei ole või et me ei suuda sellega midagi peale hakata ja siis, olles lugenud Justiitsministeeriumi juures koos käinud nii-öelda vihakõne eelnõu ümarlaudade stenogramme, võib sealt välja joonistuda selgelt arusaamine, mille kohaselt riik võtab enda kanda eeskoste ja kaitse. Riik hakkab kaitsma teid, meid, vihakõne eest. Aga kui see on riik, siis kes see on? Kui riik kaitseb, täpsemalt, mis asutus? Mis ministeerium? Politsei- ja piirivalveamet või pankrotihaldurid või tolli- ja maksuamet äkki või kes see on, kes hakkab kaitsma meid internetis ja ma kangesti loodan, et ei ole mitte kahte paralleelmaailma, seadusandja poolt loodav arusaamine selle kohta, kuidas sõnavabadus, kuidas vihakõne, kuidas internetikommentaarium saab olema reguleeritud tulevikus meediaväljaannete poolt viljeletav strateegia, taktika, poliitika, meie enda ootused, erinevate eestkostorganisatsioonide ootused. Ma loodan, et see saab pigem olema omavahel arutatud ja võimalikult tihedalt arutatud ja mitte lähtumas emotsioonidest, vaid argumentidest. Nii palju argumentidest, kui veel on võimalik kuulata ära kõik osapooled. Kas me tohime paluda meie ja seal väljas ukse taga serveeritud Püstijala eine vahel või teie ja Püstijala eine vahel oleme ainult meie siin teemat lõpetamas. Väga raske seis meil. Kas me tohime paluda ka saalis näha käsi, kes tahaksid praegusel hetkel enne söögipausi ajal toimuvat kindlasti elavat diskussiooni, ka esitada küsimuse, lisada omalt poolt. Sa palusid Shordil võib-olla peegeldada midagi, mis puudutas just Euroopa pilti sellest, kas ja millisel viisil toimub regulatsioon või kas on veel keegi muu, kes soovib kuulaks Jordi ära kõigepealt. If you may. Yeah, just, I mean, the easy answer is I don't know the situation everywhere in Europe. I mean, you know, it's complex and it's multiple, but there's one or two things that actually strike me about the whole debate. One is there's lines, so not all hate speech is the same, right? And threats, in particular direct personal threats, are a different form of abuse that just saying generally we don't like Jews or we don't like you because you're a Jew is different from saying if you write this in your column, then we want you dead so there is here a line that I think there's the police, of course, that needs to investigate whether this is true or not. But I think everyone would be in agreement that threats are not an acceptable, let's say form of speech. And I think that's quite universal. And if this is not being tackled in Estonia, that is an issue. The second one is, even beyond threats, there's red lines in most societies. I mean, a classic one is Holocaust denial, right? Classical example of something that many countries will actually go as far as closing bookshops, closing websites, for example, if systematically Holocaust denial is part of it. And it's happening. I mean, in my city, in Barcelona, there's a bookshop that was closed because it was selling constantly books that denied Holocaust. So one is threats, the other, there should be red lines, which should be political. Now, there's a third level, which is general hate speech that creates a racist environment or a homophobic environment or anti-Muslim environment or anti-Roma. This third level, it's very tricky to regulate from the state. But I think that's where the owners of websites have to be called upon. And
if you see most large European newspapers, for example, they heavily moderate. And I completely agree with the Finnish journalist, by the way, that ex-post moderation is fine, but it doesn't solve the issue. It has to be before the article actually goes online, because it's immediately, read, tweeted, copied, and so the influence is out there. And I don't have statistics, but of all the major newspapers that I regularly read, all of them pre-moderate. So they don't just delete bad comments, but most of them, they don't even allow them ever to be out. And this is not interpreted in any country that I know of as censorship. Üks käsi on üleval tagareas. Tere, minu nimi on Siim Tuisk. Eesti interneti kogukonnaga on ka kunagi seos olnud. Aga antud hetkel ma tahaks pigem rääkida sellest, et te olete viimase tunni aja jooksul rääkinud väga palju riikidest ja meediast, aga üsna käsitlemata jätnud teataval määral sellise interneti poole. Et kõik erinevad kogukonnad, ütleme Redditist või Hacker Newsist või Slashdotist on juba aastakümneid kohati tegelenud selle sama probleemiga. Ja nad on leidnud täiesti geniaalseid lahendusi, mis on toiminud aastate järel ja on lahendanud nende probleemi ära, mis põhimõtteliselt annab erinevas vormides kasutajale endale tagasi selle kontrolli. Et ta saab ära samamoodi nagu tudengid, saab ära lahterdada, kas siis, et kas see on nali või ebameeldiv või mis iganes, või siis nagu häältega seda üles-alla modereerida, et nagu parimad, mis selles osas tõesti on nende kasutajate meelest kõige olulisem selle teema juures, liiguvad siis kas üles vastavalt kõigi oma allkommentaari teevad. Siin on tehnilisi lahendusi hästi palju, aga kõigil on oma mingid väiksed süksed erinevused, aga kuhu ma selle kõige juures tahan nagu jõuda on see, et sellise strateegilise vara juurde nüüd jõudes, et kui meil parasjagu on 3000 inimest, kes selle konkreetse kommentaarisüsteemiga saavad selle ebaproportsionaalselt suure tähelepanu, siis teistsuguse süsteemi ülesehitusega meil võiks olla need 3000 ka need, kes istuvad siin saalis või on muud viisil, ma ei tea, siirbilugejad, mis iganes. Põhimõtteliselt sa saad seda sama ebaproportsionaalset mõju kasutada ära ka sellise valgustumisega. Ja see on nagu väga puhtalt kivikapsaeda nagu nendele, kes on tehnilises võtmes selle asja üles ehitanud. Kuna nende ärimudel parasjagu lihtsalt vajab teistsugust süsteemi, siis see on see, mis on nagu selle kurja juur. Nad ei ole nagu iseenesest halvad inimesed, neil lihtsalt on, neil on valikuid, mida nad peavad tegema. Ja see on kui me räägime nagu lihtsalt sükestest nagu üldistest ja ilusatest ideaalidest, rääkimata sellest, et meediaettevõtted tõepoolest nagu surevad vaikselt ja surevad väga kindlate põhjuste pärast, siis see on kõik mingis mõttes mõttetu. Aitäh, Siim. Ole hea mikrofon ette siia Heldurile, palun. Ja seniks ma võib-olla omalt poolt ütleks tagasi, et ma ei usu, et huvigrupi põhiste foorumide mudelit on meil võimalik online meedias ja ühiskonnas laiemalt toimuvates aruteludes kasutada ja sel põhjusel, et taaskord seesama ebaproportsionaalsuse põhjus, kui sinu kirjeldatud kogukondades kõik liikmed on kantud huvist selle kogukonna diskussiooni kvaliteedist, siis praegusel hetkel me ei näe online meedia kommentaariumis ühtegi huvigruppi, kes oleks huvitatud selgesõnaliselt ja kes oleks domineerivalt huvitatud selle kommentaariumi kvaliteedist. Ehk see on siis kvaliteedilt liigutatav kommentaar. Ma ei näe, et see oleks tehniline küsimus, aga kindlasti on sellel ka aspekte. Heldur. Heldur Meerits olen, et tahtsin küsida, et võib-olla te ei ole küll nagu päris kõige õigemad adressaadid selle küsimuse jaoks, aga et mis küll nagu paneb inimesi kommenteerima internetis, et nüüd selle otsaga, mis puudutab nüüd seda oletatavalt 3000 inimest, et selle otsaga on nagu võib-olla ehk nagu lihtsam, et kui me nagu liidame kokku need poliitbroilerid ja hullud hullikesed, et siis me nagu enam-vähem nagu saamegi selle numbri kokku. Aga kui nüüd
me võime oletada, et inimesed võitlevad tõe eest või nad tahavad kuhugi kuuluda, aga kui nüüd peaaegu pool kommentaaridest on, nagu tudengid seda kvalifitseerisid, asjasse puutumatu möla, et mis paganama inimese baasvajaduses see siis nüüd küll võiks tulla? Erakordselt hea küsimus, oleks hea vastus, aga laias laastus ma ütleks niimoodi, et selles uuringus on muide ka see üleval, et mis paneb inimesi kommenteerima, öelda sekka oma arvamus, need on tegelikult väga mõistlikud ja targad asjad selle teema kohta, siis käsitluse kohta ja nii edasi. Tõepoolest, sekkuda diskussiooni ja see on olnud üks väga oluline punkt kommenteerimiseks. Paraku, nagu on öeldud trendina, selle tähendus tundub vähenevat sel lihtsal põhjusel, et praegusel ajal leida sedast asjasse puutuvat head kommentaari on liiga ajakulukas ja liiga piinarikas. Ehk see tähendab, nagu te nägite, siin ei olnud, olid enamik, kes olid kommenteerinud, aga ei olnud praktiliselt mitte kedagi, kes oleks kommenteerinud viima kahe nädala jooksul. Ehk see tähendab, teie enam ei osale. Emori uuringus selgus, et 65% kommenteerijatest leiab, et tal on teemasse midagi juurde lisada. See on siis kirjutaja perspektiivist vaadatuna, kui me dekonstrueerime, ütleme selle domineerisid nagu alg- ja põhiharidusega inimehed kommenteerite hulgas, tahtmata seda nagu esile tuua ilmtingimata ja vaadata neid muid ajendeid samuti juurde, mina arvan, et mul on midagi kaasa öelda. Ma väljendan ennast niimoodi, nagu ma oskan ja suudan parajasti, see on lihtsaks tehtud mulle, ma teen selle plärtsti ära ja ma tunnen, et ma olen teinud midagi. Vähemalt mul on nagu päev on kirjas tehtud. Enne kui me lähme sööma, kui tohib, Ivaril oli seal tükk aega juba käsi püsti. Aitäh. Ma tahaksin tulla tagasi Linnar Viigi selle tänase päeva alguses öeldud mõtte juurde, et meil on vaja renessanssi. Ja ma tahaks täpsustada, kui ma õieti mõistsin, meil oleks vaja siis renessanssi meedias mõtte- ja diskussioonikeskkonna taaskujundamiseks, nii nagu ta oli meil 90. aastatel ja et me oleme tänaseks selle mõtte- ja diskussioonikeskkonna kaotanud. Ja ma ütleksin, et selles mõttes on see küsimus palju laiem kui sallivus interneti ajastul. See on meie riigis demokraatia küsimus, see on meie inimeste kaasatus ühiskonna eluprobleemide lahendamisse ja kui see on praegu selle tõttu, et on see vihakõne ja inimesed on välja läinud sellest keskkonnast, nad ei huvita enam see diskussioon, siis on see tervele ühiskonnale suur kaotus. See on laiem teema, selles mõttes on äärmiselt tõsine see teema püstitus ja see Linnar Viigi küsimus, mis minu arvates paljudeni ei jõudnud. Ja nüüd ma seda omad poolt püüdsin siis nagu lahti rääkida, kuidas mina seda mõistsin. Ja nüüd sellega seoses 2 küsimust. Kõigepealt Raulile. See strateegiline vara, väga õieti minu arvates, anonüümsus. Ja minu arvates anonüümsusega on vaja tegeleda ja näiteks on võimalik siis selekteerida anonüümsed, ehk siis mitte tõsised kommentaarid ja teiseks siis personaalsed kommentaarid. Ja kui on personaalsed kommentaarid, siis on võimalik, see on nagu kvaliteet diskussioon või kvaliteet. See on küsimus, kuidas seda tehniliselt lahendada ja nii edasi. Ma ei oska ütelda, aga see on küsimus, mida võiks edasi mõelda, et kuidas siis teha nii nagu on kvaliteetlehed ja on kollased lehed, nii võiks olla ka interneti kommentaarid, kollased ja kvaliteetkommentaarid. See on üks mõte. Ja teine mõte on siis selle uuringu kohta veel, et kui me leidsime need solvangute ja laimu 8% kommentaarid, mina olen ka isiklikult tunnen kaitsetust ja pigem ei vasta enam ettepanekutele kommenteerida ja kirjutada Delfile arvamusartikleid, sest ma leian ühed ja samasugused kommentaarid iga minu nende artiklite kohta. Need tulevad ühtedest ja samadest allikatest ja neid on need 8%. Et kas me nüüd laseme 8% domineerida ja ei suuda neid elimineerida? Küsimus ongi, kuidas siis käituda nende 8%-ga, kas neid on võimalik kõigepealt tuvastada? Ja edasi, aitäh! Kiir vastus. Anonüümne kommentaar võib olla ka väga hea kommentaar.
ma olen nõus. Oma nime all esinemine ei taga kvaliteeti ja seda on näidanud meile interneti kommentaariumide küsimus on selles, ajalugu. mis anonüümsus võib kaasa tuua teistes kohtades, seepärast, et nagu ma ütlesin, praegu on tekkinud probleem, kus kommentaaride mahu hulgast leida üles näiteks kas arvamusliidritele või ühiskondlikult aktiivsetele inimestele oluline informatsioon on liiga aeganõudev, liiga piinarikas ja seetõttu on väga paljud loobunud. Põhjused on kuskil mujal, tuleb teisiti arutada. Aga kas tohiks nüüd paluda kõigepealt võimalust tänada eestkosteorganisatsiooni, veel kord Emorit ja veel kord tudengeid selle eest, et nad andsid meile täiendavat sisendit ja mõtteainet. Ma kangesti loodan, et seda laadi harjutusi on võimalik teha, näiteks gümnaasiumiõpilastega, kas nii noored tohivad kommentaariumid lugeda? Ikka vist tohivad. Kui neil arvuti on kätte antud, nii nad siis loevad. Ja võimaluse korral ka täpsemalt ja sügavamalt mõista seda, et millega nad on silmitsi ja mis on nende arvates see, mis neil otsa vaatab. Äkki meil on põlvkondlikud erinevused ja äkki kellegi jaoks see kõik on väga normaalne ja väga edasiviiv, mis toimub kommentaariumis. Tänud nendele, kes on panustanud sellesse, suur aitäh teile kuulamast. Meil on paus, mille käigus siin samas ukse taga on meile püstijalal kaetud vaimutoidule lisaks ka muud toitu. Ja see kestab meil pool tundi. Siis me tuleme tagasi siia, et tõmmata joon alla aruteluga koos meie tänasele foorumile. Aitäh!